Tšau sõbrad! Teate, suvi on alati selline aeg, kus tahaks midagi kerget või tahaks üldse mitte midagi. Või tahaks külma jäätist. Jäätist me täna ei tee. Aga me teeme täna midagi kerget ja lihtsat. Me teeme täna suvikõrvitsa salatit. Ja see on üks imeline roog, mis tegelikult sobib ükskõik kuhu põhimõtteliselt. Sa võid panna ta põhitoidu kõrvale, sa võid temast teha tavalise salati ja võid teda grilli kõrvale võtta, mis iganes. Ja tegelikult meie teeme täna ilma kuskussita, aga blogis on mul ka väike õpetus, kuidas kuskussiga seda teha, nii et kindlasti proovi järgi, vaata, kuidas sulle meeldib ja anna mulle teada. On ju? Aga alustamegi kohe. Me hakkame kaussi viilutama zucchiinit. Sa võid zucchiini viilutamiseks kasutada spetsiaalset, kas siis hakkimisnuga, giljotiini või köögiviljakoorijat isegi, et saada õhukesed peened viilud. Et mida õhemad need on, seda parem see on. Ja ma lasengi põhimõtteliselt 2 zucchiinit, suvikõrvitsad siit läbi. Et kui sul on kollast suvikõrvitsad kuskilt saada, siis kasuta kindlasti ka kollast. Mida rohkem värve, seda parem. Minul kahjuks poes sellist luksust ei olnud ja võtsin ainult rohelist seekord. Ja emal ka minu meelest veel ei ole valmis. Ta alles ütles, et õitsevad. Kui suvikõrvits on meile viilutatud, siis me paneme siia peale soola. Sool on siis see, mis tõmbab nii-öelda selle mahla ja vee välja zucchiinist. Ehk selle üleliigse vee, mida me tegelikult ei taha siia saada. Ja kui sa tegelikult saad selle mahla välja, siis ta ei hakka ka nii palju läbi vettima. Et see on üks hea osa sellest salatist ja üks oluline osa, et ma laseks sul seista kuskil 15 minutit sellel zucchiinil soolaga, et vesi välja tuleks, saad vee ära kurnata ja siis saad juba edasi liikuda. Nüüd on saanud natuke aega seista, sa näed, on märjemaks läinud, sellest ei ole üldse hullu. Ma nüüd kurnan kogu selle üleliigse vee siit ära, mis siin on, et sa näed, siia põhja on tekkinud siuke paras vedeliku kord. Aga lähme kraanikausi juurde. Nüüd, kui me edasi liigume, me lihtsalt lõikame kirstomatit pooleks, me lõikame punasest sibulast pool kuud ja feta kuubikuteks. Ja nii lihtne see ongi. Maitseks paneme natuke extra virgin oliiviõli, lisaks sidrunimahla ja maitseainetest me paneme punet, basiilikut. Mina kasutan küüslaugu pulbrit, sa võid ka värsket küüslaugu kasutada, aga siis tee ikka hästi-hästi väiksed tükikesed, on ju. Ja siis soola, tšilisädemeid ja musta pipart. Et see on nagu kõik see, mis on siuke lihtne. Et soola puhul siis jälgi kindlasti seda, et kas sul on soola vaja või sul ei ole soola vaja. Et soolaga võib olla see, et kuna sa juba nii-öelda marineerid teda soolaga ja tõmbad vee välja, siis ta võib tegelikult juba soolane olla. Aga kindlasti tee maitsetest ja proovi järgi. Ja miks mitte siia kõrvale lihtsalt krevette praadida või grillida või siis kana, oh my god. Aga mina armastan krevette ja nii see sündiski. Nii, väga hea. Teeks vahepeal väikse maitsetesti. Vaatab, mis salat meil teeb. Kas on veel midagi juurde vaja? Oh my god. Nii tore on, nii viisakas olla. Oh my god. Kõik on täpselt paras. Väga hea. Siis ainult üks asi on veel puudu. Krevetid. Nii, ja krevetid on ka kohe valmis. Ma tõstan endale siit salatit natukene. Oh jaa.
ja siis krevetid siia peale. Krevette mulle parasjagu. Nii, väga hea. Aga issand, see näeb nii ahvatlev välja juba. Proovime krevetti ka. Vot krevetid on asjad, mida ma võiks elu lõpuni vist süüa. Oh my god. See on nii hea. Hea, kiire ja lihtne. Ja vaata, kui kiiresti valmis sai. Okei, davai. Ma lähen naudin suve. Sa tee ka midagi head, on ju. Tee süüa, naudi ja varsti näeme juba jälle. Tšau!